Glans Glamouris on praegu käsil koolilõpetajate eri. See tähendab, et on tehtud just spetsiaalsed väljapanekud koolilõpetajatele, et neil oleks kergem oma ehteid valida. Eve, räägi meile, kas teil on siis ka tehtud sellised spetsiaalsed väljapanekud nii poistele kui tüdrukutele? Ja seekord on meie eest töö ära teinud meie enda lõpetajad, nii Oskar kui Noora, minu sõprade lapsed. Ja nende valik on siis siin täna meil siis eraldi välja toodud nii laual siin kui ka e-poes glamour.ee. Et see on meie poiste ja tüdrukute siis enda lemmikud. Ja kogu see valik on tehtud siis mõnusalt soodsamaks, et kasutades kood Boudoir 20 on siis kogu see valik 20% soodsam. Ja nii e-poes ka siis koha peal Lootsi 3A. Ja julgustan tulla teid koos siis kleidi ja kingadega, ka vanematega või sõbrannadega, et tulge meile külla Lootsi 3A kella 10-st kella 6-ni ja tööpäeviti. Kaidi, sina vaatad nüüd üle, mida meie noored koolilõpetajad välja vaatasid ja kas sa lisaksid võib-olla ka veel omapoolsed soovitused, et just stilistina, et mis tuleks siis silmas pidada ja milline ehe oleks paslik? Ja Reet, mulle väga meeldib see väljapanek, mis siia laua peale on pandud, et tütarlastele ma väga soovitan selliseid minimalistlikke, hästi ilusaid, kergeid, armsaid ehteid, kus siis ongi võib-olla kaunistuseks pärlid ja valged kivid on alati teema. Ärge unustage, et mitte koolilõpetajad ainult ei vali endale ehteid, vaid kallid lapsevanemad. Imeline on kinkida oma lastele mälestuseks kooli lõpu puhul ehe. Ja mis mulle siin laua peal veel meeldib, on, et tänasel päeval ei ehita ainult tüdrukuid, vaid ka poistel on väga vinged sellised käevõrud või käeketid ja ka väga eripalgelised ja vägevad sõrmused. No nii, Oskar, näita meile siis, mis valiku sina tegid ja miks? Põhilise valiku tegin ikka, mis mul käes on. Et põhjus lihtne, suvi tuleb lihtne ja ei ole eriti nii-öelda bling. No nii, armas noorakene. Ma tean, et sa oled väga palju ise siin Glans Glamouris käinud, et poolenisti siin üles kasvanud, et räägi mulle, mis on sinu lemmikehted ja milline on su tänane valik? Ja ma olen tõesti siin juba väga väiksest peale ja minu tänane valik ongi suuresti Annie Hai. Ja ma arvan, et alguses võib-olla kunagi vaatasin rohkem suuremaid, värvilisemaid ehteid, aga täna ma olen välja valinud natuke pisemad ja ka ikkagi silmapaistvamad ehted. Näiteks siis ongi valged kivid või siis pärlid, et midagi väikest, aga silmapaistvat.